aga siis on hästi ja siis saame ukse kinni panna, siis on kõrvalist müra vähem. Väga kena. Kõigepealt tere tulemast, tere keskpäevast, tere tulemast kõigile, kes on täna tulnud linnavalitsusse pressikonverentsile, mille siis selgeks mõtteks ja keskmeks on anda täpsemat informatsiooni ja teavet lasteaedade toitlustamise teemal. Pärnu linnavalitsus on selle teemaga tegelenud alates oma ametisse nimetamisest alates 8. detsembrist möödunud aastal. Ja tuleb möönda tõesti pärandusena eelmiselt linnavalitsuselt koos ka probleemidega, mida me tegelikult eelmisest aastast teame. Aga mitte tuhka pähe raputades kellelegi, vaid ikkagi eesmärgiga see küsimus ära lahendada üheselt. Oleme me astunud selgelt esimesest päevast alates konkreetseid samme ja nendest sammudest tahaksime teile täna rääkida. Tahame rääkida ka sellest, millised on mõtted edasiseks ja selleks, et saaks vajadusel küsida ka küsimusi, siis oleme me siin päris korraliku sellise esindatusega. Meie kõigepealt annab sellest teemast hea sissevaate meie siis vastutav abilinnapea Varje Tipp. Meil on ka volikogu poolt, olen palunud sellel pressikonverentsil osalema volikogu esimehe Andrei Korobeiniku, kes on muuhulgas ka meie siis koalitsiooni juht ja tegelikult koalitsioon on ju olnud kogu selle aja selle teemaga ka selgelt igapäevaselt kursis. Ja meil on ka toitlustaja Baltic Restaurants Estonia ehk siis lühendatud PRE esindaja Aaro Lode, kellega me täpselt samamoodi alates 8. detsembrist ja kui aus olla, siis tegelikult ka veel enne seda, kui uus linnavalitsus oli ametisse asunud, ju suhelnud oleme ja nendele probleemidele koos ka lahendusi leida oleme püüdnud. Aga kõigepealt annangi sõna abilinnapea Varje Tipule, kes teeb sellise sisulise ülevaate sellest, millised on olnud probleemid, kuidas me oleme neid lahendanud ja sa saad anda ülevaate ka siis tulevikku. Järgmiseks ma angi võib-olla siis PRE esindajat anda oma mõtted ja seisukohad ja siis kindlasti ma palun ka, et volikogu esimees oma mõtted avaldab. Ja loomulikult kõigil on siis pärast neid 3 sisu ülevaadet võimalik küsimusi esitada meile kõigile 4. Aitäh ja alustame. Ole hea, Varje, palun. Aitäh. Kõigepealt siis tere kõigile ja head ajakirjanikud, saalis viibijad ja head kuulajad ekraanide taga. Teen siis väikese kokkuvõtte, mida me oleme siis siin 1,5 kuu jooksul siis teinud. Oleme analüüsinud erinevaid olukordi, oleme kohtunud erinevate koostööpartneritega ja siis annan väikese ülevaate sellest. Ja ma alustan kõige olulisemast, et lasteaedade toitlustuse teema ei ole meie jaoks kriis täna, vaid see on süsteemi korrastamine ja usalduse taastamine. Viimase 1,5 kuu jooksul oleme keskendunud sellele, et lõpetada segadus ja anda välja väga selged sõnumid ja selgesti toimiv kommunikatsioon. Tagada, et kõik osapooled räägiksid ühist keelt. Luua selged kokkulepped, sealhulgas ka mõistetes, sest oleme aru saanud, et kõik saavad erinevalt aru teatud mõistetest, siin hulgas ka toidu kvaliteet. Ja me lähtume siis konkreetsetest toitlustamise alusdokumentides, kui me lepime kokku mõistetest, me ei ole neid ise defineerinud, vaid need on meie jaoks defineeritud juba Vabariigi Valitsuse määruse number 60 poolt, mis on vastu võetud siis 31. juulil 2025, mis ütleb nõuded laste toitlustamisele haridusasutustes, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektilaagris. On olnud väga palju avalikku arutelu ja siin hulgas ka väga palju emotsioone erinevaid. Kuid fakt on see, et ametlikke kaebusi toidu kvaliteedi osas on olnud üksikuid.
Siinkohal mainin ära, et ametlikke kaebusi on olnud 1,5 kuu jooksul 6, arvestades, et PRE toitlustab täna 2400 last ja lapsevanemaid on pea 5000. Me räägime ainult negatiivsest poolest, aga kindlasti me peame siinjuures rääkima ka positiivsest poolest. Väga palju on tulnud positiivset tagasisidet lapsevanematelt, lasteaedadelt. Meie arvates on suurim probleem olnud kommunikatsioon, selle ebaühtlus ja killustatus. Muudatused on olnud väga suured. Muudatuste juhtimine on vahest aga jäänud natuke tahaplaanile, mis on omakorda erinevaid arusaamu tekitanud erinevate osapoolte vahel. Tooksin siin konkreetse näite, et hiljuti muutus määrus, kus muudeti soola ja suhkru koguseid, mis taas tõi pahameelt toitlustajale, kuigi see tulenes kõik määrusest, millest toitlustaja peab kindlasti kinni pidama. Toitlustaja peab norme jälgima, mida ka täna ta teeb. Mida me oleme teinud? See aeg on olnud küll lühike, aga ma arvan, et me oleme juba päris palju sellesse teemasse sisse läinud. Esiteks oleme andnud üheselt mõistetava sõnumi. Linn liigub edasi koos olemasoleva toitlustaja ja olemasolevate köökidega. See on meie sõnum. Me ei otsi kiireid süüdlasi, vaid toimivaid lahendusi. Pärast lepingu sõlmimist on tarneahel muutunud täna lühemaks. Väljastusköögid on täna Kastani, Pöialpoisi ja Tralli lasteaedades. Hommikuputru valmistatakse koha peal Kastani ja Pöialpoisi lasteaedades ja valmistuskööke on täna 3. Janseni tänaval, Vaikuse ja Mai lasteaedades. Teiseks oleme koostanud konkreetse tegevuskava, millest osa on ka juba ellu viidud ja osa on ajaliselt paigas, mida planeerime. Tegevuskava sisaldab parema kommunikatsiooni ja ühtlasema kommunikatsiooni tagamist, toidu kvaliteedi tagamist ja koostöö parandamist. Kolmandaks oleme loonud ühtse kommunikatsioonikava kõigile lasteaedadele ja lapsevanematele. Edaspidi liigub ametlik info kindlates kanalites. Lapsevanemate tagasiside kogutakse struktureeritult lasteaedade infosüsteemi ELIIS kaudu, millele järgneb analüüs ja vajadusel uute meetmete vastuvõtt. Tänaseks on see informatsioon esitatud ja läbi arutatud kõigi lasteaiajuhtidega, on korrastatud ELIIS-i süsteem ja tsentraalselt linnavalitsuse poolt on jagatud ühtne informatsioon kõikidele osapooltele. Lasteaiajuhid on kinnitanud, et nad on edastanud selle informatsiooni kõikidele lapsevanematele. Siinkohal rõhutan, et sotsiaalmeedia ei ole meie ametlik infokanal ega kontrollitav keskkond. Seetõttu on kõigile osapooltele antud teada ka ametlik infokanal, mille kaudu on võimalik nii lapsevanematel kui lasteaiatöötajatel oma tähelepanekuid esitada ja sinna on esitatud mitte ainult kriitikat, mida on olnud väga vähe selle 1,5 kuu jooksul, vaid on ka väga häid tähelepanekuid positiivses võtmes. Tahan siinkohal ka veel rõhutada, et iga lapsevanem saab oma lapse lasteaia koha kohta esitada tähelepanekuid lasteaia ELIIS-i keskkonna kaudu. Iga lapsevanem seisab oma lapse eest ja esitab vastavas lasteaias ELIIS-i kaudu oma tähelepanekud. Tänaseks on loodud kõigile allasutustele ühine infotahvel toitlustamine, kuhu on lisatud kõigi jaoks ka selgelt ühene info, mis sisaldab kokku lepitud kvaliteetse toidu definitsioon, et ei oleks erinevat tõlgendamist, et kõik mõistame üheselt, mida me mõtleme kvaliteetse toidu all. Toitlustuse põhimõtted
ja kvaliteet on lisatud infotahvlile, toidu koostis, ohutus, erivajadused, järelevalve. Jällegi kõik tulevad ühest kanalist, ametlikud failid on lisatud sinna. Teave allergeenide ja toidu talumatuse kohta koos infoga. Samuti on lisatud infotahvlile, kuidas toimub tagasiside ja ettepanekute esitamine, lepingulised küsimused, toitlustuse sisuline tagasiside. Lisaks on veel lisatud 4 olulist dokumenti, mida peab arvestama lasteaia toitlustamisel ja millest lähtutakse. Üks on Vabariigi Valitsuse määrus number 60, tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis. Teine, toitlustusteenuse hange. 3. lasteaia toit, menüüde koostamine, seadusandlus, muudatused 2025 aasta. Söömisharjumuste kujundamise hea tava lasteaias. Juhendmaterjal, toidu säilitamise määramine, 3. osa, mis on hetkel ka siis kehtiv. See info on edastatud ka suuliselt lasteaiajuhtidele nii kohtumiselt kui ka kirjalikul emaili teel. Ja täna saime ka kinnitust ühisel kohtumisel, reaalsel kohtumisel, et see on edastatud ka lapse vanematele ELIIS kaudu. 4. oluline teema on järelevalve ja kvaliteedi juhtimine. Toitlustust kontrollitakse regulaarselt, selleks on vastavad ametid ja ametnikud, kellel on vastav voli, pädevus ja kompetents. Mida siis tehakse? Sensoorsed külastused linnavalitsuse esindajate poolt toimuvad vähemalt kord 2 nädala jooksul. Valmistuskööke seiratakse kord kvartalis. Tehakse pistelisi kaalukontrolle ja vajadusel laboratoorseid analüüse. Viimane neist oli novembri lõpus. Lisaks teostavad pistelisi kontrolle PTA ja Terviseamet, kellel ei ole toitlustaja suhtes olnud olulisi pretensioone. Kõik protokollitakse ja saadatakse teenusepakkujale, kolmandatele osapooltele neid ei esitata, kui ei ole suuri rikkumisi. PTA ja Terviseameti poolt on tulnud tagasiside, et tähelepanekutele on reageeritud viivitamatult toitlustaja poolt ja on rõhutatud ka nende poolt, et tegemist on üha enim kontrollitud toitlustusteenusega toitlustaja ja PTA on seda kinnitanud. 5. mis on arutluse all on menüüd. Tagasisidet analüüsitakse iga 2 nädala järel, kuhu on kaasatud lasteaiad, toitlustaja ja linnavalitsuse esindajad ning vastavalt hanke tingimustele tehakse muudatusi. Protsessi on kaasatud samuti Pärnu linnavalitsuse rahvatervise spetsialist ning kõik toimub kooskõlas kehtiva määrusega. Nõuded laste toitlustamisele haridusasutustes, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsija projektilaagris. Ja mis kõige olulisem, koostöö ja usalduse taastamine. 3-poolsed kohtumised linnavalitsuse, toitlustaja ja lasteaedade juhtide vahel toimuvad regulaarselt. Nii silmast silma kui Teamsi vahetusel. Vajadusel saavad lapsevanemad ette teatamisega külastada valmistuskööke. See võimalus on neile antud. Ka siis, kui laps puudub lasteaiast, on võimalik lapsevanemal võtta toit koju, saab ka ise maitsta. ELIIS-i koondub ühtne ja läbipaistev info, sealhulgas ka kvaliteetse toidu definitsioon ning juhised toidu säilitamise kohta. See peaks tulevikus ära hoidma eriarvamusi, erinevaid arusaamu, et me oleksime kõik ühtses väljas ja me mõistaksime ühtselt, millised on nõuded, millised on tingimused ja millele peab toitlustaja vastama ja kuidas meievaheline kommunikatsioon toimib. Kokkuvõttes
me ei saa lähtuda ainult emotsioonidest, vaid me peame tuginema konkreetsetel kontrollitud faktidel. Järelevalve ja väga hea koostöö ja usalduse alusel. Meie eesmärk on selge, mis on läbipaistev, kontrollitud ja koostöine toitlustussüsteem, mis tagab Pärnu linna lastele ohutu, kvaliteetse ja eakohase toidu. Siinkohal ma tahan väga tänada selle 1,5 kuu jooksul, mis ma olen kogenud väga head koostööd toitlustajaga, väga head koostööd lasteaedadega ja väga head tagasisidet on andnud ka lapsevanemad. Et selle eest ma väga tänan. Aitäh! Aitäh, Marje! Küsimused siis kõigile pärast seda, kui kõik 3 on saanud kõneleda ja ma palungi nüüd preesindajal järgmisena teha siis omapoolne kokkuvõtte ka. Ole hea. Aitäh! Kui Marje väga hästi võttis kokku selle, et kuidas me nüüd edasi läheme, siis ma siiski pean korraks tagasi tulema ka selle juurde, et kuidas me see pressikonverentsi laua taha kõik koos jõudsime. Ole hea. Ja natuke siis tagasi vaade sellele olukorrale endale. Et oluliselt sõnad on ikkagi see, et eelmine Pärnu linnavalitsus võttis vastu otsuse sulgeda 11 lasteaias köögid ja üle minna tsentraliseeritud toidu valmistamisele. See oli otsus, mida kahjuks siis piisavalt kogukonnale ei kommunikeeritud ja on oluline rõhutada, et meie sattusime sellest olukorda sel hetkel, kui riigihange juba käis ja see otsus oli juba ammu langetatud. Probleemid hakkasid ilmnema siis, kui me olime riigihanke võitnud ja meie plaan oli valmistada 2 Pärnu olemasolevas lasteaias süüa nendele 2000 lapsele. Ja selgus, et elektrivõimsust ei ole nendes lasteaias piisavalt. Me pöördusime korduvalt eelmise linnavalitsuse poole ja palusime selle probleemi lahendusel abi. Kahjuks seda probleemi ei võetud piisavalt tõsiselt ja lõpuks öeldi meile, et see probleem tuleb meil endil lahendada. Kui toitlustamise alustamise tähtaeg juba lähenes, me saame aru, et see on juba nii kriitiline, et on vaja käivitada kriisiplaan ja koostöös Maaturiga hakkasime läbi vaatama erinevaid Pärnus asuvaid objekte, neid oli 10 ja sisuliselt viimasel hetkel leidsime siis vajalikud ruumid, kus me seda teha saaksime, aga need ruumid vajasid väga suurt ümberehitust. Nendes ruumides ümberehitusega saime alustada 12. mail ja 30. maiks siis oli see ümberehitus lõpetatud, ehk siis sisuliselt 1-2 päeva enne teenuse pakkumise alustamisest. Et selles olukorras on vaja ka aru saada, et köögimeeskond ei olnud saanud kokku töötada, ei olnud seadmeid katsetada, aga süüa oli vaja teha ca 2000 lapsele 3 korda päevas. Ja piltlikult öeldes me olime sunnitud vahetama rattaid kihutaval autol. Et ettevõtte ise ja ka mina olen olnud toitlustus üle 30 aasta ja ka mõistliku etteplaneerimise ajaga ja piisava ettevalmistusega ma võin teile oma kogemust öelda, et sellised suure protsessi muudatused ja sellised suured protsessid on väga keerulised. Ja olukorras, kus on olematu aegseks ettevalmistuseks, tekkisid probleemid. Me oleme selle olukorra eest vabandanud ja kui vaja, siis oleme valmis uuesti vabandama ja oleme vastutuse sellest võtnud. Sooviks siiski rõhutada, et meil on üle Eesti üle 200 köögi, et me teeme süüa koolides, lasteaedades, kaitseväes, lennuväljal, haiglates, et meil on 30 aastat kogemust ja meie põhimõtted ei anna võimalust üldse kvaliteedis järeleandmisi teha. Et meie eesmärk on siiski pakkuda igapäevaselt võimalikult head toitu ja mingid kompromisse me siin tegema ei ole valmis. Kogu see olukord on olnud meie jaoks loomulikult väga kurnav ja nendele samadele Pärnu kokkadele, kes igapäevaselt siin süüa teevad, on see olukord väga, väga raske ja me oleme viimasel poole aasta jooksul pidanud tegelema ka pahatahtliku laimu ja alusete süüdistuste ümberlükkamisega. Siiski tahan öelda, et tänaseks on olukord täiesti muutunud. Esimest korda me tajume, et linnavalitsuse tasandil on tekkinud meil koostööpartner, kes ei otsi süüdlast, kes tahab meiega koos maha arutada ja leida lahendusi. Kui tuua välja kogu sellest olukorrast mingi õppetund ka teistele omavalitsustele, et selliste suurte
muudatuste juhtimine, millega siin Varje viitas varasemalt, on väga keeruline, väga raske töö, mida tuleb teha professionaalselt ja mida tuleb ikkagi õiges ajas või õigel ajal juhtida, et need muudatused on väga keerulised. Veel kord soovin siiski rõhutada, et ainuüksi Pärnus me toitlustame 2400 last ja ma võin teile kinnitada, et teie oma Pärnu kokad teevad iga päev oma parima, et Pärnu lapsed saaksid maitsvat toitu. Meie kontrollime neid iga päev, meid kontrollitakse pidevalt, PTA on meie juures praktiliselt ka üle 1,5 kuu ja kõik olukorrad, kus meile mingid etteheited tehakse, me võtame neid asju väga tõsiselt ja arutame neid. Ja ma tahaks siiski öelda, et kuigi neid olukordi juhtub, siis keskendutakse liiga palju nendele üksikutele tagasilöökidele, kui vastupidi võiks hoopis jagada tunnustust nende samadele Pärnu kokkadele, kes igapäevaselt pingutavad, et Pärnu lapsed saaksid oma parima toidu ja nii see olukord ka on. Aitäh! Aitäh ja Andrei, volikogu poole pealt ka, eks ole, sest et tegelikult see on nii linnavalitsuse kui ka volikogu teema olnud kõik need 13 kuud. Ja kahtlemata, et esiteks ma tahan linnavalitsust tänada, et tavaliselt saavad uued linnajuhid 100 kriisivaba päeva, et seekord oli see arv umbes täpselt 0, aga see töö, mis on tehtud 1,5 kuuga, see on tegelikult päris meeldib vaadata. Et need probleeme on lisaks sellele, mida me täna arutame mitmeid, aga ma usun, et need praegused inimesed, kes tegelevad nende igapäevaselt, saavad nende lahendamist ka hakkama. Kell 10 oli meil kokkusaamine lasteaedadega, nende direktoritega ja seal, ma arvan, oli üsna avameelne arutelu. Nad kinnitasid, et lastevanemad tegelikult on olukorraga rahul. Me uurisime nende käest, kas mõni lasteaed peab õigeks, et võiks tagasi minna vanale süsteemile. Kõik ütlesid, et nad on praeguse olukorraga rahul ja ise toonisid seda, et see tagasiside, mis tuleb, see on väga oluline, mitte ainult selline negatiivne, mida nagu Varje ütles, oli 6 juhtumit 1,5 kuu jooksul, vaid ka selline lihtsalt konstruktiivne, et midagi võiks teistmoodi teha, midagi saaks paremini. Ja ma arvan, et see, et meil kommunikatsioon läheb ühte kanalisse, see parandab olukorda märgatavalt. Linnal on valmidus avada köögid ka mujal, juhul kui see vajadus tekib kas mõne kriisi tõttu, mis ei pruugi olla just lasteaiatoitlusteks seotud kriis. Linnal on see võimekus olemas ja see, ma arvan, on väga oluline saavutus. Et Pärnu on Eesti mõistes väga suur linn ja selline kriisivalmidus on uue linnavalitsuse jaoks üks prioriteetidest. Et kui siin oli juttu sellest, et on asju, mis on tehtud valesti, siis praegu meie ühine eesmärk on liikuda edasi ja ma väga loodan, et see usalduskriis ei ole toitlustaja suhtes, see usalduskriis on ka Pärnu linna suhtes lastevanemate poolt, et see saab selle raske tööga, mida Pre teeb, mida linnavalitsus teeb, see saab taastatud. Et see on meie ühine eesmärk ja pingutame selle nimel. Aitäh! Ja nüüd küsimused siis niimoodi, et palun nimetage ära ka, et kellele te selle küsimuse esitate, et siis on vastajal kohe teada, kes vastama hakkab. Nii et kui kellelgi on küsimusi, siis andke julgelt märku. Või on kõik? Jaa, palun. Kristjan Igas Pärnu Postimehest. Aaro Luude, kuidas kommenteerite
seda, et nii lasteaia hoolekogule kui ka valimiste eel ühele nüüdsele võimuliidu esindajale saatsite kirja, kus ütlesite, et kui kriitika lasteaedade toitlustuse osas jätkub, siis ei saa koostööd teha ja seni avatud köögid lasteaedades suletakse. Kas see ei ole selline manipuleerimine? Esiteks sellist asja me pole öeldud. Ma ei oska isegi öelda, kust teil selline väide on tulnud. Mul on need kirjad olemas. Aga kas siis võite meile edastada? Aga selles suhtes me pole sellist asja kindlasti öelnud. Ja vabandust, kuidas see küsimuse algus oli, et kuidas te kommenteerite, et selliseid kirju, kui te olete need välja saatnud oma nimega? Ühesõnaga siis ma ei oska kommenteerida, et me pole sellist asja öelnud. Nii. No omalt poolt ma võin lisada küll seda, et meil oli arutelu lasteaedadega ja juhul kui tõepoolest see soov on olemas, et mõni neist, mitte tingimata kõik, tahavad minna siis üle vanale süsteemile, siis see valmiduslinna poolt on olemas. Et need köögid on mõnes lasteaias ka alles, aga seda soovi ei ole keegi avaldanud. Siin on nagu mingit manipuleerimist, vaid ma arvan, et ka lasteaiajuhid tahavad paremat lahendust. Ja hetkel neile tundub, et parem lahendus on see, mis samm-sammult tekkis Pärnu linnas. Aitäh selle täienduse eest, oli... Mina olen Kristi Rõivist ja ma kohe küsin siit edasi, et kui te ütlete, et keegi ei ole avaldanud soovi viia lasteaedade toitlustus tagasi köökidesse, siis seda soovi avaldasid enne opositsioonis olnud EKRE ja Keskerakond. EKRE on öelnud, tagame lasteaedades oma köögid ja kvaliteetse toitlustamise ja Keskerakond lubas toitlustamise tagasi tuua lasteaedadesse. Et küsimus on selles, et juba enne rääkis ka eelmine linnavalitsus, et lasteaiad ei tahagi seda toitlustust enda peale võtta, et neile sobib see tsentraalne asi, kõik need hanked ja nii edasi, aga see soov oli ju teil enda, kes te täna olete nüüd linnavalitsuses. Ja, see olukord on ikkagi oluliselt muutunud. Ma arvan, et kui küsida lasteaeda käest seal juuni alguses, kas nad äkki tahaksid tagasi pöörata, siis ma arvan, see soov oli ikkagi üsna kindel. Et need probleemid, mida preesidaga kommenteeris, kindlasti rikkus seda usaldust. Seda usaldust vahepeal oligi raske taastada ja ka enne valimis oli väga selgelt näha, et seal oli päris mitu faktorit, mis inimesi häiris. See, et menüüd olid uued teistmoodi, see, et hoolekogudes vahetusid inimesed ja need uued esindajad ei olnud kursis sellega, et see muutus üldse tuleb. See kõik on üsna kindel. Et nüüd linna eesmärk oli siin viimaste kuude jooksul parandada olukorda koos toitlustajatega, jõuda nagu sinna, kus lasteaiad tegelikult tahavad, et see toit tuleks siis praeguse skeemi järgi. Ja nagu ka ma olen varem maininud, linnal on valmisolek avada uued köögid. Neid põhimõtteliselt saaks päeva pealt teha kaks juurde, et juhul kui see soov on olemas, siis kindlasti teha. Et nüüd praegune opositsioon on ülehomme tulnud volikokku ülesanne andmisega tagasi pöörata lasteaiatoitlustus. See soov tekkis neid peale valimisi, enne valimisi seda ei olnud. Ja eks me seda põhjalikult arutame volikogus, kus eelmine linnapea saab kommenteerida, kuidas selle mõtte peale tuli, mis takistas teda teha seda varasemalt. Aga meie jaoks, ma arvan, ja nagu ka teie olete oma küsimuses toonitanud, lasteaedade soov on kõige tähtsam. Nii et ma saan õigesti aru, et te liigute edasi nii ja te ei plaani viia seda toitlustust tagasi lasteaedadesse? See toitlustus on ikkagi suures osas ka tagasi lasteaedadesse, et seal on 3 köögi, eks ole, ja see on ikkagi suur vahe sellega, mis oli päris esimestel päevadel. Kas linnavalitsus on praegu pretööga rahul?
kas see toitlustus on siis teie hinnangul selline, et te olete käsi südame ütlete, et see on perfektne, te olete rahul selle teenusega? No ma ei ole linnavalitsuse liige, aga valimine teeme, et no meil on raske hinnata, et me igapäevaselt seda toitu ei söö, aga täna hommikul arutelus see tagasiside oli ikkagi päris positiivne. Seal oli arutelu selle üle, kas konkreetne kook näiteks on lastele nagu parim variant või mitte, aga etteheidet väga ei olnud. Et ma omalt poolt luban, et kui me suudame praegu kokkuleppele jõuda, siis ülemise volikogus saavad volikogu saadikud seda toitu maitsta. Ja siis võib-olla linnal on parem. Ja linnapea kindlasti ka, ta on kohustatud olema volikogudes. Et kuna see volikogu toimub minu arust järgmine august, siis ta sealt ka ei pääse ja siis ta sööb seda toitu koos meiega. Ja siis linnavalitsusel on võib-olla parem aru saama, võib-olla varjused komiteedid. Ma lihtsalt, Kristi, et kui te küsisite, et kuidas linnapea on rahul, siis linnapea on praeguse asjade käiku rahul. Just nimelt nendel samadel väga selgelt esile toodud põhjustel, et kui meil on 1,5 kuu jooksul olnud 6 märkust ja meil on lapsevanemaid kuskil 5000, aga me kõik need 6 märkust oleme läbi vaadanud, me oleme need läbi arutanud ja ma võin täiesti käsi südamel kinnitada, et esimesest päevast peale me tõesti oleme selle teemaga tegelenud. Ma olen ise, olenemata sellest, kas on ka lapsepäev või pühapäev, võtnud, arutanud neid teemasid. Me oleme Aarolodega mõtteid vahetanud nii telefoni teel, näost näkku. Täpselt samamoodi on mul väga hea ülevaade sellest, milline on täna lasteaedade seisukoht ja ma veel kord rõhutan, seda toitu valmistavad ikka needsamad meie enda Pärnu kokad. Me mööname, see algus oli rabe, aga täna meil enam neid probleeme ei ole. Ja selles osas on minu süda rahul, et me saame minna edasi kogenud toitlustajaga ja kui on veel mingeid probleeme, siis meil on partner, kellega me saame neid koheselt arutada. Telefon heliseb, telefon võetakse vastu, kohtumine on, tullakse, arutatakse, see on koostöö. Lepingut ei saa täita ühepoolselt ja ma pean ütlema, mulle on jäänud varasemast selline tunne, et lepingus oli üks osapool. Veel kord ma ei taha teha tarbetut kriitikat, aga see vastab tõele. Täna on lepingus 2 osapoolt ja mõlemad tunnetavad oma vastutust. Et tänaseks on need probleemid küll kõrvaldatud ja teenus toimib laitmatult. Teenus toimib. Kas Ree saab vastata samale asjale, et teie omalt poolt näete, et probleeme, need, mis olid võib-olla seal alguses ja see vahepeal, neid ei ole? Need probleeme ei ole. Need on taandunud saisi töisele konstruktiivsele arutelule. Ja, Varitikule küsimus, et ülevaatus ütles, et see 6 kaebust on 1,5 kuu jooksul olnud, et mis nende sisusid põhiliselt saab välja tuua. Ja kas ennem seda 6 kaebust, et palju ennem neid kaebusi on olnud ülevaatus? Varasemalt on olnud ka kaebuseid on olnud nii palju, kui ma olen spetsialistide käest nüüd küsinud, on olnud ka kusagil kuni 20. Mis on nende sisu? Sisu on olnudki telefonimäng. Ehk siis kõik saavadki erinevalt aru sisust. Et miks me seda kommunikatsiooni tahame väga selgeks muuta? Üks arvab, et toidu kvaliteet on lõhn ja välimus, teisel on sool ja suhkur, kolmandal on erinev maitse, ehk siis siin me olemegi kohe teinud väga selge siis koostöös väga selge definitsiooni, vastavalt siis nii hankest tulenevalt, kui siis vastavalt Vabariigi määrusest number 60 tulenevalt ja oleme edastanud siis kõigile. Et pigem ongi need kaebused olnud aegade tagused, ehk siis kuskilt keegi midagi on lugenud välja, teinud mingeid pilte, seda täna ei ole, julgen öelda ja ma ka julgen öelda, et meil on väga avatud suhtlus oma koostööpartneriga ja me väga avatud kaartidega räägime ja meil on ühtne arusaam, et meie ühine soov on tagada lastele parim toit.
oluline on aru saada, et need kaebused on ka nii teenuspakkuja kui ka linnavalitsuse jaoks oluline infoallikas, oluline instrument ja väga tähtis on see, et need tulevad just nende inimeste käest, kes on teemaga seotud. Ehk siis kui sinu laps on konkreetses lasteaias, siis nüüd saab infosüsteemi kaudu seda just nagu esitada, mitte saada pilt, mida sa võib-olla ole saanud oma tuttava käest, kes on omakorda saanud oma tuttava käest ja mis puudutab konkreetselt mingit teist kohta. Ja siis lisaks nendele probleemidele, mis olid alguses, on ka osa nendest muredest sisse kodeeritud ka selle hanke nagu struktuuri. Et lasteaed pidid üle minema väga teistsugusele menüüle, mis oli ka tellija poolt põhimõtteliselt osaliselt ette antud. Et kui tellija ütleb, et kalakogus teenib boonuspunkte, siis ega toitlustel ei ole kalast kahju, aga lastel võib-olla on. Ja kala võib olla tervislik, aga kui sa eile oled selle päevase koguse söönud võib-olla 6 aja jooksul, siis laps võib tulla koju ja anda sellist mitte kõige positiivsemat tagasisidet. Et see on võib-olla õppetund ka uutele linnajuhtidele, et natuke seda empaatiat võiks tellimise tegemisel võiks rohkem olla. Et kui sulle meeldib kala, siis ei tähenda, et see meeldib kõigile ja need üleminekud võiks korraldada ka niimoodi samm-sammult ja sujuvamalt, mis kindlasti tagab sellist suuremat rahulolu. See tähendab, et hanke nende nõudmiste osas on mingeid muudatusi või et see kala näitab? Kui sa saad kala iga päev, sa lihtsalt harjud sellega ja sa võib-olla hakkad seda armastama. See on tegelikult toitlustajate küsimus, et kas see nagu see, et need tingimused on kuidagi muutunud või need muudetud? Ei, hanke tingimused ei ole muutunud, aga samas Pärnu kui uhke linn selle üle, et meil on oma kalamehed, siis peaks seda isegi rõhutama, et seda kala peaks veel rohkem pakkuma. Aga loomulikult on nende menüüde puhul võetud arvesse seda tagasisidet ja seda peab ju möönma, et seda tõepoolest tehtud on, et mitte lihtsalt niimoodi, et meile tuleb tagasiside kui pretensiooni ja siis me lihtsalt ütleme, et ei, teile see või see toiduaine ilmtingimata peab meeldima, et siin jällegi Pre on tulnud ju selles samas lepingus oma nii-öelda mängumaal võimalikult palju vastu, vaadanud alati sinna sisse, et seda peab küll kindlasti ütlema, et nii see on olnud. Kas ma arvan, et nüüd need tagasisidete pretensioonid kõik nende easy keskkonna kaudu anda, et see sotsiaalmeedias, mida avaldatakse nüüd muresid, et neid sellele tähelepanu ei pööra? Ma vastan sellele küsimusele ise, et sotsiaalmeedias me kõik, meil on kontod, me surfame seal, me näeme, eks ole, seda informatsiooni. Loomulikult me seda informatsiooni märkame, aga just nimelt selleks, et me saaksime teada, kus kohas on probleem. Mitte niimoodi, et ühes lasteaias ongi probleem, aga tegelikult nii, nagu just siin jutt oli, et liigub ühe käest info teiseni, kolmandani, neljandani ja lõpuks on väga raske taibata, et kus siis see konkreetne probleem on. Selleks ongi see Eliisi süsteem, kus me saame täpselt hästi kiiresti kohe siis sellele murele näpu peale panna, kus on mure, milles on mure ja hakata selle murega tegelema. Mitte, et me kuidagi prooviksime nüüd neid infokanaleid kuidagi koomale tõmmata, et sellest palun mitte niimoodi aru saada, vaid vastupidi. Meil on konkreetne mure konkreetses kohas, konkreetselt saame näpu peale panna. Ma võib-olla lisaksin siia, et tegelikult on ka kokkulepe, et kui lasteaed märkab midagi, mis võiks olla teisiti, siis on kokkulepe, nad võtavad kohe telefoni ja helistavad. See on just lasteaiaga seoses. Ja koheselt on ka reageeritud siis toitlustaja poolt. Neid näiteid on olnud ja täna ka kinnitasime selle üle, et see toimib ikka jätkuvalt edasi, et kõige kiirem, kui midagi on sellist väga kiiret, siis kohe lasteaed võtab telefoni ja nad ka väitsid, et alati on saanud ka telefoni teel kätte ja leidnud lahenduse. Ja nad on toonud ka mitu näidet täna hommikul, kus mingisugune probleem on olnud,
ma ei tea, kasta ei jõua, siis noh, juhtub mingi konteineriga, siis kohe toitlustus reageerib ja olukord paraneb. Ja no minu sõnum neile oli ka see, et noh, inimesed tavaliselt jätavad tagasisidet, noh, näiteks ma ei tea, teenuste kohta siis, kui midagi on ikka väga valesti. Et siis nad viitsivad kirjutada. Aga ma palusin, et nad julgustaksid, et see tagasiside võiks tulla ka siis, kui see mure ei ole nagu nii terav, aga neil on mingid ettepanekud. Ja see on ka väga väärtuslik info, mida noh, linn ja toitlustus võib-olla nagu täna pole sellist kogus saanud, et selles oleks ka kindlasti abi. Just meie toidust, ma võib-olla lisan siia, et meie kokad on ju meie oma inimesed ja nad on väga haavatavad olnud, et ka tunnustada neid kokkasid rohkem läbi siis nende lapsevanemate võib-olla, et nad annaksid ka tagasisidet just koka vaatest, et nad tunnevad, et nad on väga vajalikud. Te mainisite, et kui see teenuse üleminek oli, et enne seda oli nagu mures selle elektrivõimsusega, et kas te näitasime ainult seda vastutust linnavalitsusele või näete ka endal mingit niisugust vastutust, kui te selle lepingu sõlmisite, te teadsite, et selline mure? Esiteks lepingu sõlmimisel me ei teadnud, et selline mure, aga noh, nagu siin nagu korduvalt öeldud, see oligi probleem, mida tuli koostöös lahendada. Aga kui me jääme seda üksinda lahendama, siis meil ei olnud võimalik seda üksinda lahendada. Nii, kas on veel? Siin oli üks küsimus, et võib-olla on hea see veel üle täpsustada või korrata, et lähtuvalt sellest määrusest eritoitude puhul, et kas see on tänane siis uus linnavalitsus on seda meelt, et lasteasutusel ei tule esitada enam tervisetõendit, aga et see eritoidu kasutamine võimalus on siis lapsevanema ja lasteasutuse kokkuleppel, aga et see peab lähtuma siiski tervisest tulenevast põhjusest. Ja veel siis võimaldab põhieelisused, näiteks laktoosivaba, kui mõni laps on. Me saame siin noogutada, kinnitada tõepoolest, et see ei ole lihtsalt nii-öelda kapriisile allumine, minu lapsele ei meeldi see või too, aga kui on tervislik põhjus, siis jah, päris kindlasti. Toitlustajale küsimus, et mainisite, et nüüd olete leidnud partneri uues linnavalitsus, et milline partner on eelmine linnavalitsus? Ma pigem ikkagi rõhutaks seda, et meil on täna väga hea partner, kes suhtleb meiega, kes on olemas nii laupäev kui pühapäev, me saame oma vestlusi pidada ja olukordadele koostöös lahendusi leida. Aitäh! Andrei Korveniku küsimus, et eelmine aasta petitsioon rahvaalgatus 2400 natuke peale allkirja oli, et mis sellest rahvaalgatust edasi saab? Eelmine volikogu on saatnud need rahvaalgatused otseselt riigikasti paraku. Et no meie seisukoht on see, et juhul kui petitsioon vastab nõuetele, siis me kindlasti võtame menetlusse ja noh, see on, noh, me tegelikult oleme seda meelt, et need otsedemokraatia lahendusi peab pigem toetama, mitte kartma. Ja juhul kui midagi sellist tuleb, siis me kindlasti kiiremas korras toome seda volikogu. Mis see tähendab, et mida te ette võtate, et see ei olnud nagu esitatud eelnõu, et sellepärast, et ta volikogu ei võtnud vastu võeti nagu teadmiseks, et mis teie nagu teistpidi teete või ei tee? Seda ei võetud isegi teadmiseks, et lihtsalt öeldi, et nagu seda ei arutata, et lisaks lasteaia teemale oli ka tulenevalt selle tulepargi lahenduse osas petitsioon esitatud, mida ka ei toonud keegi volikogu, et lihtsalt volikogu esimees arvas, et see kuidagi nagu ei sobi, et kui meil oli üleline koalitsioon, siis me oleme petitsiooni küll menetlenud ja ma ei näe sellest mitte mingisugust probleemi, et eelnõu puudub, seda saab kas või alguses võtta infopunktina ja vajadusel volikogu saab, noh, volikogus on alati opositsioonisaadikud olemas. Juhul kui eelnõu see petitsiooni teema ei haaku kuidagi koalitsiooni agendaga, siis opositsioon saab seda alasi võtta, et noh, me näeme tänase volikogu näitel, et eelmine linnapea nüüd tuleb noh, väga teistmoodi ettepanekuga ja noh, ma usun, et me aitame teda ka tulevikus nende petitsiooniga, et tal oleks alati, mida volikogu tuua. Nii, siin ees oli küsimus ka.
oodane küsimus. PTA ei ole küll jah, nende kontrollide käigus tuvastanud olukorda, kus oleks pakutud otseselt ohtlikku toitu või kus oleks esinenud vahetult terviseriski. Küll aga on tuvastatud mitmel kontrollil Janseni köögis puudusi, mis võivad mõjutada toiduohutust juhul, kui neid ei kõrvaldata. Arvestades seda, et teil on niivõrd pikk kogemus, siis tekib paratamatult küsimus, et kas selliseid etteheiteid on võimalik vältida või ennetada? Selleks PTA organisatsioon ongi, et nemad on väga head konsultandid ja me teemegi nendega väga head koostööd ja nad, kuigi me ise kontrollime oma tegevuse väga karmilt, meil on sisekorrareeglid, siis PTA ongi see kõrvaline osapool, kes tuleb sisse ja aitab meil koostöös neid probleeme lahendada. Ja nad on väga head partnerid selles suhtes alati, kui meil on küsimus, me ei ole kindlad, kuidas seda olukorda lahendada, me saame helistada, küsida, et mis te arvate, kuidas seda asja teha. Ja see, et PTA käib meid kontrollimas, on selles suhtes väga tunnustatud ja meile väga meeldivad need käivad. Aasta lõpus pressiteade välja läks selle kommunikatsiooni osas, et te olete ka valeväidete kohta agihoiatuse vist teinud, kuidas see oli täpselt, ma ei mäleta, aga palju te üldse olete nagu inimesi hoiatanud või agihoiatuse teinud neile nende valeväidete tõttu, kui palju selliseid inimesi on? Kuna siin aasta lõpuks ja valimiste ajal ka hakkas ikkagi levima väga palju valeväiteid, siis mis olid täiesti absurdsed ja mis ei olnud kuidagi nagu õigustatud, siis tegelikult 2 inimese poole me pöördusime, 2 inimese hoiatuse tegime ja need 2 inimest on kirjalikult ka kinnitanud, et nad on levitanud valeväiteid ja avalikku laimu. Nii, kas on mõni küsimus veel? Me oleme siin üle 3 tunni kenasti toimetanud, aga jaa, palun. Seoses selle sama sidekorra reeglitega, et viimasel PTA kontrolli detsembris jäi silma protokollist, et PTA juhtis kontrollkäigul tähelepanu, et need korristusvahendite ruum on kitsas, harjad, mopid, ämbrid läbi segi, kuigi harjade asetamiseks seinal hoidikud olemas ja ametile öeldi, et moppide ja lappide pesu toimub väidetavalt kodus, et siis tekib ju küsimus, et mis sisekorra eeskirjades korras on, kui selliseid etteheiteid tehakse? Viimane kontroll toimus siiski detsembris. Detsembris, jah, 30 detsember. Jah, 30 detsember sellised väited. Jah, 30 detsembri protokollis. Aga tihti on ikkagi tagasi selle juurde, aga selleks, kui PTA organisatsioon ongi, et nendele puudustele tähelepanu juhtida ja öelda, et need asjad tuleb korda teha. Nii et ootame järgmist kontrolli ja siis äkki on kõik kenasti pestud. Nii. Aga sellest ma ei kiirustaks, nagu teema on oluline ja... Ja, ma küsin, kas on kellelgi veel mõni küsimus. Kui ei ole, siis ma väga tänan kõiki, kes täna tulid, kõiki, kes küsimusi esitasid ja ma usun ja siiralt loodan, et te saite teadmised ja te saite oma küsimustele ka vastused. Aitäh teile ja head päeva jätku!